Tere tulemast vaatama järjekordset episoodi Palju Newmarki podcastis. Me oleme Tarviga siis nüüd tagasi oma koopas, oma kodustuudios, jah, oma siis tavapärases keskkonnas. Tere sulle ka, Tarvi, et ikkagi viisakusega vahetaks. aga jah, oleme tagasi siis nii-öelda oma tavapärases keskkonnas, et ja siin viimase paari nädala jooksul on korvpallimaailmas jällegi toimunud nii palju, et võtta, aga anname oma parimaid ja võtame suures pildis kõik selle kokku, mis vahepeal ikkagi vägagi toimunud on. Alustades ikkagi siis eestlastele kõige tähtsamast ja see on siis see, et Eesti loositi siis ilmselgelt EM siis alagrupid ja meie gruppi siis kuuluvad Portugal, teada-tuntult juba Läti, Türgi, Serbia ja Tšehhi. Ja loeme siis teised grupid ette, nagu me Eesti grupi kohta juurde üldse lähme. B-grupp siis Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Leedu, Rootsi ja Montenegro. C-grupp Küpros, Itaalia, siis Gruusia, Hispaania, Kreeka ja Bosnia. Ja D-grupp Island, Prantsusmaa, Sloveenia, Poola, Belgia ja Iisrael. Juba siin natuke arutasime, Tarvi, aga milline grupp su jaoks kõige lihtsam siis tundub? No D-grupp, D-grupp. Ikka jah, sest et seal nagu peaks olema minu silmis vähemalt kaks suurfavoriiti. No jah, et ütleks otse, et kolm tükki minu silmis peaks olema need, kes kindlalt edasi lähevad, siis Prantsusmaa, Sloveenia, Poola, minu jaoks tegelikult on 4 isegi, et Belgia tegelikult on ka nagu viimasel ajal tõusnud, aga tegelikult Iisrael ka, jah. Et ikkagi neil ju NBA star Deni ja Avdia Sorkin on neil ilmselgelt ja neid Gruusial on ikkagi Iisraelil on ikkagi kõva sats ka, et ma arvan need 4, aga selles mõttes siin eristuvad kohe need 2 tugevamat, Prantsusmaa, Sloveenia. Viimaste uudiste kohaselt siis Wembanyama käis operatsioonil oma siis selle eesti keeles seda, kuidas kutsutakse, inglise keeles oli see blood clot, aga selle oma siis selle probleemiga. Ja loodab, et on Eurobasketiks nii-öelda siis rivis tagasi. Ehk siis kohe siuke uudis. Ja Sloveenia eest me teame, et Doncic on alati nagu valmis mängima, nii et ma ilmselt ei ole küsimustki, et ta tuleks. Mu enda jaoks isegi, see C-grupp ilmselt tegelikult on see kõige raskem grupp. Kui me tegelikult võtame nagu Hispaania, Kreeka, Itaalia, Bosnia ka tegelikult, kui sa võtad Musa, Nurkic, Bosnia korvpall on järjest tõusnud nagu edasi on ju, kuigi seal rahasi väga ei liigu, et siin Nurkic ka hiljuti andis intervjuu, et ilmselt ega ei imesta, kui seekord on ka niimoodi, et peame 4 mees peavad ühes toas magama, nagu neil on siin varasemalt olnud. Ja see Gruusia on siuke seal ma arvan, Gruusia ja Bosnia vahel läheb see 4. koha jagamine, et seal Šengeliad ja asjad, et hakkavad seal ja sealt NBA-st siis Pitace ja siis see hullu kontserti pannud Spursi SC. Mammu, ütleme, ma ei hakka nimega isegi proovima, aga Mammu siis, et korvialune väga tummine. Jaa, Küprosel ei vedanud üldse siis sellise juhul. Küpros, neil on see Moses Wright on nende nagu hingekirjas, kes siis Olümpiakosest on nüüd tagasi tulnud, aga mingi hetk oli jutt, et nad üritavad Vesenkovi saada, sest tegelikult Vesenkovil oli vist keegi väga lähedal, kas just oli isa, ema, keegi oli ühesõnaga Küprosest ja siis kuskilt oli veel mingi Bulgaariasid ja siis ta valiski Bulgaaria, sest Bulgaariaga oli nagu lootus EM-ile saada suurem nagu kunagi ammu, kui ta valis ja siis tegelikult lähedasemad sidemed on nagu Küprosega, aga ma arvan, et kui ta on juba Bulgaaria ära veninud, et seal läheb väga raskeks seda asja nagu muuta ja see B-grupp ka, et seal siis see toimub siis Soomes on ju, et jällegi Saksamaa kindel favoriit seal grupis, Leedu ma ütleks kindel 2. koht, ma ütlekski Soome kindel 3. koht Markkaneni ja Jantuneniga eesotsas ja Sasu Salin ka. Ja siis on Rootsi ja Montenegro. Rootsi ja Montenegrole võib-olla annaks isegi eelis, eriti kui Vučević pidi ka ikkagi tulema. Ja neil on Dubljević veel ja siin vist Eurocupi mängib Simonović, kes mängis Pulsis varem, või siin nimega veits jälle alt minna, aga selles mõttes neil ka see ja neil on ju
Hispaanias kõva hooaga tegev see Perri on ka või noh, korraliku karjääri teinud nii-öelda Perri on neil kodustatud ka, ehk siis tegelikult jah, too sats ka, aga jõuame siis meie jaoks ikkagi kõige tähtsama grupi juurde, ehk siis A-grupp ja ei läinud nii, nagu me lootsime, me siin vahepeal arutasime, ehk siis Türgit ei suutnud me vältida, oleks hea meelega võtnud Montenegro, oleks isegi võtnud tegelikult lõpuks Iisraeli selles mõttes, kuigi sats on kõva, aga noh, paned selle trelli Avdia peale ja noh, Kotsar keerutab Sorkinit ja noh, korras vaata. Ja no Madar on ka veel, on ju. No jah. Aga ei pääsenud sellest Türgist, et tulevad seal ikkagi Larkin, minu lemmik. Larkin, ma arvan, kõige võib-olla isegi ongi ka Sengun võib vabalt tulla ju. NBA-st on ju väga Sedi Osman, Jurtseven, noh, neid nimesi võibki lugema selles mõttes jääda, et väga kõva sats. Ma ütleks, meil selle koha pealt jällegi teistpidi, ma arvan, vedas, et me saime Tšehhi, kuigi meil oli ka võimalus, et oleks me Itaalia saanud, vaata siis oleks kellad nagu. Selles mõttes, et siis läheks väga raskeks, sest kui me võtame Itaalia tahab, NBA-st tahab seda Di Vincenzot, siis Timberwolvesi meest saada, nii-öelda ta on Itaalia juurtega, tahavad saada teda, on ju. Noh, Itaalia koondis ju olnud kogu aeg tugev, on ju, et eriti EM-idel. No sest me Itaaliaga mänginud, et hea, et ei tulnud juba sellepärast, et ja täpselt, et enda koha pealt ka, aga jah, et Tarvi, mis sa arvad, et mis kohtasid grupist nagu võimalik püüda on? No siin on lihtne, Portugal ja Tšehhi tuleb ära võtta kindlalt, noh. Et siin nagu, kui me siin nagu edasi tahame minna, et siin nagu teist võimalust ei ole. Ja ikkagi, noh, ma ei tea, rohkem ma nagu, on ikka kahtlane, noh. Jah, no jah, ma olen suga täiesti samal meelel, et noh, Portugal kindlalt, on ju, Portugali korvpall on küll nagu nii-öelda tõusnud, on ju, neil on ka NBA mees, Celtic siis see Guetta, kes ma usun on tulemas. Tšehhi on selles mõttes, et ta tundub nagu tugev, aga minu arust just seal võib hakata see vanus rolli mängima, et Satoranski, Vesselid, noh, Satoranski nüüd tegelikult on oma päris nagu korralikult hakanud juba mängima nii-öelda Euroliigas, et noh, tal on nüüd rohkem vastutus ka pidanud olema, sest tagaliin on Barssal väga nagu hõre praegu, no Panter tagasi. No Panter ka tagasi, aga selles mõttes ikkagi on ju, ja Vesseli on siiamaani vigastatud, et praegu on vastuse võlgu, et kuna ta nagu pidi tagasi tulema, eks ole. Et ja, noh, lisaks on siis veel, tegelikult neil on NBA mees ka see Krejci, kes mängib Hawksis, ta on Hawksis isegi see hooaeg suht okeilt minuteid saanud aeg-ajalt ja ega mul väga rohkem nagu nimesi meeldib, see Palvin või Alvin korvi all see, ta mängis viimati Jaapani liigas, kui ma ei tea, kus ta nüüd, ütlen ausalt, ei tea, kus ta nüüd mängib, aga temaga, et jah, ma ütleks niimoodi, et ja see on ka siuke, mõnes mõttes siuke veits nagu siuke, noh, minu jaoks oleks see, et kui Eesti ei jõua nagu 4 parema hulka, siis ma arvan, see oleks nagu pettumus, sest selle satsiga nüüd me tegelikult oleksime, ma arvan, et eesmärk peaks olema 16 parema hulka jõudmine see aasta ja 4 aasta pärast. Vaata siis juba kõik mängijad on küpsemad, meil on võib-olla ongi Vaaks näiteks on siis 23, on ju, Trell on siis 28-29 oma parimas mängijas, Kotsar on 30ndate alguses. Meil on veel noori nagu peale tulnud, on ju, kellega võib-olla arvestada, Kullamäe on seal 28, Raieste on ju, kõik, Raieste sai nüüd 26, palju õnne talle sünnipäevaks ka tagant järgi. Et tal on nemad on seal oma parimates mänge igades kõik ja siis on see hetk, kus me reaalselt võiks nagu veel realiseerima ka hakata, meil on siis juba veel parem kooslust nii-öelda, kõik on saanud rohkem kogemust ja meil tuleb noori peale, noh ongi mu jaoks ikkagi veidikene nagu, see on nii veider mõelda, et nagu Vaaks on juba teinud nagu koondise debüüdi on ju ja 4 aasta pärast EM-il oleks ta nagu 23-24 on ju, et täiesti nagu ulme teel. No see on jah, et kui sa mõtlema nagu hakkad. Sellest on jah, siin räägitud päris palju, et järgmine siis EM on nagu
et meeskond veel küpsem, aga jah, et siit ikkagi alagrupist tahaks kindlasti edasi saada. Jah, no see asi oleks palju... See tõesti minu jaoks on üsna keeruline ülesanne, et jah, kui siit läbi minnakse, siis on ikka väga... Siis on õnnestunud ja selles mõttes Läti, noh ongi, et Portugal, ja ma arvan, et noh, see Tšehhiga mängule jääb see edasipääs nagu, et ma arvan, et see on see mäng, mis nagu otsustab selle nagu edasipääsu suures pildis. Ja. Et olen näinud ka arvamusi, et Läti võiks olla täiesti nagu hammustatav, aga mu jaoks on seda eriti koduväljakul nagu raske näha, sest et ma ei tea, ma ei näe, et Läti nagu niimoodi läbi põleks, eriti kuna MM-i 5. ollakse, meeskond on nüüd juba pikalt kokku mänginud. Vaata, mina nagu mõtlen seda, oleks esimene mäng ise endal meil Lätiga, vaat siis mine tea, et neil peab ka mingi vibra sees olla ikkagi kodusaalis. Jah, aga esimesel mängul saame kohe Nikola Jokic'iga möllama hakata. No jällegi $100 miljoni küsimus mõnes mõttes on see, et kas Jokic nagu tuleb, samas ta alati nagu võtab, on auna nagu võtnud seda Serbia särgi kandmist, et ma pigem usun, et ta on kohal. Selles kuna sinna veel aega päris palju ikkagi, et augusti lõpus, et eelkõige võivad kõikidel... Oleneb Nuggetsi hooajast ka, et kas see läheb finaalideni, kuhu nad jõuavad. Selles mõttes täna on siis 2. aprill, kui me seda episoodi salvestame. Mina hommikul, mul läks enne 8 tunni ära, vaatan, mis asja. Korvpalli käib veel. Nuggets Timberwolves läks 2 lisaajale. Jokic pani 60-punktilise kolmiktuubli. Ja sai kotti küll lõpuks, Westbrook, kui me korra lähme kõrvale, siis Westbrook võttis vahelt lõike, läks kiirrünnakusse, pani lay-upi mööda ja siis tegi teisel pool 3-st, aga oli niisugune kaheldav viga tegelikult, aga pigem võib-olla isegi oli viga, et siis vabavisetes siis Timberwolves võitis selle, aga ühesõnaga Jokic praegusel hetkel kindlalt maailma parim mängija minu jaoks. Ma ei tea, kas Tarvi nõustub, aga minu jaoks ta on praegusel hetkel maailma parim mängija. Jah, ma täitsa nõustun, et vaadates ta neid numbreid ja ikkagi tema oskust sööta meeskonnale nagu palli, see on ka ulme, aga tegelikult enne kui see EM kõik hakkab, kõik peavad ikkagi terved olema kõikidel meeskondadel, et nii meil kui ka vastastel. Ja et seda on ikka ette tulnud, et neid vigastusi on nagu juhtunud. Ja ongi nende NBA meestega just see, et nende hooaeg on tegelikult väga-väga pikk, et mõned võivad otsustadagi, et kuule, et ma nagu ei tule. No leedukatel näiteks ju Sabonis vist, ma ei tea, kas tal oli täitsa vigastus või, aga igastest ta ei pidanud tulema. Mina lugesin, et mingid perekondlikud põhjused pidid olema, et vähemalt ma täpselt ei tea, et tema ei tule jah, ja selles mõttes ja leedukatena siin võib järjest neid mehi võib nagu ära kukkuda, et kas või ka võib-olla me ei tea, et Rockets on tegelikult suht hästi see aeg mänginud, kui tulebki väga pikk nagu play-offi seeria, võib-olla Sengun ei tule ikkagi Türgi eest mängima, et me ei tea seda asja, et jah, Läti poole pealt näiteks kõige suurem küsimus on see, et kas Porzingis suudab terve püsida, sest MM-il ta sellepärast ei mänginud, et ta oli jälle katki. Ja see on üks suur probleem, ühte NBA kanalit vaatasin, kus öeldi ka, et Celticsi tiitlivõidu mõttes ka on Porzingis on X-faktor selles mõttes, et kui ta suudab terve püsida. Eelmine aeg oli samamoodi, ta sai play-offides vigastada ja siis finaalist tuli tagasi esimene mäng kohe Tallasele koputas minu arust esimesel veerandil 20 punkti. Et see samamoodi. Ja et jah, need vigastused ja tahaks juba nagu neid rostereid ja asju kõiki näha, aga eks siis näha ole, aga ma arvan jah, et 4. koht on vägagi tegelikult püütav, et muidugi. Ma praegu lihtsalt mõtlen ka, siis mul ei ole kuidagi sellest Tšehhi tiimist nagu, ma ei taha nagu alahinnata neid, aga kui ma mõtlen nagu vanuste ja kõikide nende peale ja selle peale siis ma kuidagi tunnen, et me peaksime Tšehhist üle olema, et see nii-öelda Euroopa rankingu kohaks on ju. Et kui sa võtadki ka, et Türgi näiteks nagu rankingu järgi peaks Tšehhist nõrgem olema, aga ma ütleks meeskonna mõttes on Türgi kindlasti tugevam meeskond. Et muidugi eelmine EM Tšehhi mitmendaks nad jäid, ma isegi mäleta. Nad ikkagi tegelikult iga kord on nad ikkagi vähemalt alagrupist välja saanud, aga ma mõtlengi, et kas nüüd võib see koht olla, kus nagu on jah, et täpselt, et ei tule enam nagu
et aga jah, sest nemad, aga nojah, oleks Türgi asemel Montenegro, siis ma arvan, et me räägiks teist juttu, et siis oleks nagu võimalik rohkem meeskondi. jah, no mina ütlen ausalt, Serbia asemel oleks lihtsalt, kuna kõik olid nagunii seal potis suured, siis Prantsusmaad oleks tahtnud näha, et kuigi see oleks Eestile Prantsusmaad oleks tahtnud näha, aga mängulises mõttes ma oleks isegi võtnud Hispaania, sest Hispaanial on niisugune praegu põlvkondade vahetus, ehk siis kui on üks suur meeskond, keda ma arvan niisugustel Euroopa keskmikel, nagu ma ütleks praegu Eesti on ja me oleme Euroopa keskmik, võib-olla isegi natukene nagu keskmike võib-olla ülemises otsas Euroopa mõttes, siis kui on kedagi võimalik hammustada, siis on Hispaania suurtest. Et no Läti näitas seda kasv, et Hispaanial tegelikult ei tule ka nagu Euroliigast nagu, sealt tuleb mingit jõudu, aga sealt ei tule nagu ka, et noh, ma ei tea, Abrines on ju, Hernan Gomesid mõlemad, NBA-st tuleb tegelikult suuremas osas ainult Aldama, mul NBA-st ütlen ausalt, praegu ühtegi teist venda isegi ei viska ette. Ma ei tea ka, aga noh, tähendab Hispaanial ikkagi, ütleme siis suur turniiriks ikkagi, noh, seal ikkagi on. Nad on alati jah, sest et viimati ka ju Hernan Gomes tõmbas selle, sai viimasel EM-il minust Willi oli MVP, kui ma õigesti mäletan, või minu arust, et Hispaania ju võitis tolle ka. Huvitav ikkagi Lull vist lõpetas ära tegelikult oleks huvitav teda ka näha seal. Ma arvan, et äkki ta veel selle teeb kaasa, ma ei kujuta ette. Aga jah, et võib-olla suurtest aga noh, Serbia, ma ei tea, no nendest suurtest on lõpuks see, et vahet ei ole, vaata Saksamaaga oleks, noh, Serbiat me oleme võitnud tegelikult. No seda küll jah. Lihtsalt, aga see ei olnud see Serbia, kes nüüd on. Et see Serbia korvpalli buum on ikka rets olnud, et väga-väga äge. Aga jah, suurtest jah, mis see Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa, noh, kõigiga oleks nagu suht äge on vaadata nagu mängu. Prantsusmaaga ma olen suga nõus, et oleks ilmselt kõige nagu no ma võtsin selle Vembanjaamat nagu näha mingi Kotsari vastu või et ma ise mõtlesin lihtsalt selle mõttega, et noh, Saksamaaga me oleme mänginud, Serbiaga oleme mänginud, on ju, et siis suurtest, noh, Hispaania ja Prantsusmaa, on ju, et kellega ei ole me mänginud, et oleks vähemalt huvitav olnud. Jah, aga selline see grupp on ja kui teil on endal mingid nagu mis endal mingid arvamusi, siis võite vabalt avaldada neid, et mis te arvate, mis Eesti lagi võiks olla, kuhu me võiks nagu see aasta nii-öelda välja jõuda ja mis see eesmärk peaks olema ja mis oleks nagu, või mis siis oleks nagu pettumus. Mu enda jaoks tõesti, kui ma mõtlen eelmine aasta, viimane EM olime väga lähedal tegelikult nagu edasipääsule. Et siis see aasta, kuigi grupp on tugev ja Euroopa korvpall üleüldiselt on nagu kõigi tase nagu üles läinud, et siis, aga ma arvan, et Eesti mõttes ma arvan, et alagrupist edasi pääs peaks olema see, ja on ka kindlasti see eesmärk, et sellega jah, aga juba ootame EM-i, et me Tarviga ka oleme koha peal, Lähme koha peal ja saame kohe esimene mäng, kohe Jokitsit näha keerutamas ja kuidas Kotsar ta kott ära paneme ka midagi. Ja selles mõttes tuleb kindlasti äge, et ei suuda juba oodata, et mis see on siis 4 kuud on aega või 4, natuke tegelikult rohkem, peaaegu 5 kuud siis. Augusti lõpus siis 27 august on, läheb küll, 27 august siis mängime Serbiaga. Ehk siis ja juba tahaks näha seda ägedat korvpallipidu, mis Lätis siis hakkab minema. Okei, aga lähme siis edasi. Järgmine põnev asi, mis meil siin toimunud on, loomulikult viimati rääkisime ka, olid siis Eesti-Läti liiga play-offid. Veerandfinaalid on nüüd läbi saanud ja siis nüüd just juba täna siis Kalev võõrustab Riia Sellit jällegi nii-öelda episoodi salvestamispäeval, kui siis võõrustavad Riia Sellit, loodame siis, et võtavad ära, mul on usku küll, et võtavad, aga kui me räägime natuke veerandfinaalidest, siis mis sulle nagu, või ütleme Kalevi poole pealt siis esimesena, et nemad siis edasi jõudsid Eesti klubidest, et mis sulle sealt nagu silma jäi, et nendest mängudest? Ma seda esimest mängu vaatasin kodus, mis nad mängisid, oli üsna suke, kuidas ma ütlen, ma ei tahaks öelda, et päris rabe, aga ikkagi jah, kõva vastupanu. Kõvasti võitlust oli. Jah, et õnneks ikkagi tuli see esimene mäng kodus, kui ta oleks pähe saadud, siis oleks küll jama olnud. No see oleks selg vastu seina. Jah, et teist mängu ma ei näinud. No mõlemad mängud siis ju võitati ühe punktiga.
minu mäletamist mööda. Ma võin üle vaadata ruttu, aga kodus vist lõpus ikkagi viimased minutid saadi eest ära, kui ma õigesti mäletan. Ei, kodus võideti 10-ga, vabandust, ja see vahe oli, ja, minu viga. Aga viimane mäng võideti siis 1-ga, seal siis Tapee vabavisetest ja siis kaitses saadi ka kätte, on ju. No nii, kas Egert küsimus Tapee vastu, kas oli viga või ei olnud? Ja tahtsin sinna jõuda. Ma ütlen ka ausalt, ma ei näinud tervet mängu, aga minu arust oleneb see sellest, minu jaoks oli see siuke 50-50 olukord ja millest see oleneb sellest, et milline on olnud kohtunike joon mängu jooksul. Kui see ongi olnud selline, et nagu sellised vead on ära vilistatud, siis see oli õige vile, sest see joon on kogu aeg pideval. Aga kui sa oled lasknud mängida üpriski jõuliselt ja siukest tugevat nagu keha, nagu füüsilist korvpalli ja siis sa vilistad siukest asja ära, siis see ei ole õige. Selles mõttes, ma saan aru, et lätlased nagu hullult lõid häirekellasid ja hullult olid kettas, on ju. No, arvad, oleks vastupidi, et siis jah, aga kõige siin tehti nalja ka ja räägiti ka, et ja siin Kalev Kruus, kui ta jutustas Stefan Vaaksiga, et Vaaks ka ütles, et et ega Läti enda mees vilistas selle vea, et no seda küll. Selles mõttes, et oleks Eesti oma vilistanud, siis võib-olla oleks veidike problemaatilisem olnud, aga Läti enda mees vilistas selle vea. Et selles mõttes jah, et minu jaoks oleneb kohtuniku joonest, et ja kuna mul ei ole täit pilti nagu sellest kogu mängust, et milline see vilejoon nagu oli, siis ma nagu ei saa, et minu arust oli ma ei mäleta kes, aga keegi tegi selle kohta küsitluse ka ja siis ma vastasin ka, et 50-50, et sellepärast, et oligi, minu jaoks ongi, et oleneb, tolle hetkel ma ei teadnud lihtsalt, ma ei tea praegu, et aga jah, oleneb sellest, et jah, aga Cramo jah, tegelikult kaitses said ikkagi pidama, siin Vaaks tassis, nagu on viimasel ajal nagu kombeks on ju saanud, kaitses on nagu hästi mängitud siukest ja väga paljud Eesti meestega tehakse seda asja praegu ära, mis on väga-väga äge. Jaa, see on suur respekt. Ja no minu arust ikkagi aplaus väärib ikkagi Tanel Kurbas ka, et siin Liepaja mängu lõpupoole ka, et sai viskeblokeeringu ja ründavea sai kätte ja kaitse poole pealt täiesti asendatumatu mees Cramole, et juba oma nii-öelda karjääri lõpufaasis, aga ikkagi otsustab mänge selles mõttes, et täielik X-faktor. Hetkel mul tundub endal ka, et Kalev Cramol nagu mehed kõik on väga heas vormis, et õigel hetkel on see ajastatud. Ja täpselt, et et see sama, et kui me tuleme siis, et Vaaks käis nii-öelda selles nii-öelda juttu rääkimas selle Kalev Kruusiga, et siis seal ka ta mainis, vaata, et need Heiko trennid olid olnud ikkagi vägagi retsid, et aga see sama, et hooaja ütles ka, et hooaja sellistes faasides samas, et seal lõpus, et kui sa ei tee neid trenne, neid mingid joonejookse, mis jookse, kõik iganes asju, et siis mingi 3-4 minuti koha peal on sul toss väljas ja siis lähebki see mäng käest ära. Eriti hooaja lõpupoole, et aga Liepaja tundus siuke ebamugav vastane juba tegelikult ka põhijooajal natuke Cramole ja Liepaja et seal tagamehed väga teravad ja said ja asutasid vastupanu, aga Kalev ikkagi võttis 2-0 ära. Jah, jõuga. Et enne kui me lähme veel siis ka nii-öelda teise Eesti klubi juurde, siis mainiks ära siis ka, et VEF siis lasi oma seeria 3 mängu peale ikkagi. Mis oli minu jaoks väga üllatav. Kuigi Ventspils osutas neile nii-öelda hooaja viimases mängus ka vastupanu, et läks lisaajale ju ja lõpus siis VEF ikkagi võitis, on ju. Aga jah, et siis VEF mõlemad kodumängud võttis ära, võõrsil kaotasid 7-ga. Et tehti töö ära, ma oleks eeldan muidugi, et tehakse 2-0-ga, aga 2-1 ja see on tegelikult rohkem au jällegi Ventspilsil, et suudeti see seeria viia 3. mänguni ja Ogre siis võttis 2 mängu ära Valmiera vastu, et esimene mäng 8-ga ja teine mäng siis ainult esimene mäng kodus 8-ga ja teine mäng kodus siis või võõrsil 1 punktiga ainult ka, et läks siis niimoodi, et ja siis see 4. paar siis meie teine klubi, eks ole. No kus me Ameerika mäed. Kus me alustame sellest, et see esimene mäng ma ei tea isegi nagu mida täpselt nagu öelda. See oli ikka norm, siuke Elroni rongiga sõideti üle vaata. Ma ei tea, mis rongid Lätis on, aga Eestis on need porgandid. Ja no see oli ikka, vaatasin ka seda mängu ja nagu
see ikka nagu teine veerand, noh, sa viskad oli vist 6 punkti. Midagi, jah. Kui ma õigesti mäletan. 6 või 7. Nagu nii kinni kiilus lihtsalt, et täiesti... No täiesti 27-6, noh. Täiesti ulmeline nagu. Ja esimene mäng jah, läks ära, ja siis ma juba kartsin, et no nii, et me siin lootsime, et Tartu nagu, et saab nagu vastu ja teeb, ja siis peale seda esimest mängu ma kartsin, et no nii, et nüüd on nagu lännu, vaata, et ei saada kodus ka. Aga vaat siis kodus... Uskumatu, minu jaoks uskumatu nagu ümbersünd või taassünd, jah, ma mõtlesin mingis siukest samamoodi, et see, kuidas, see, millise agressiivsusega esiteks mindi ründelauda, Nurger oli vähemalt lõvi konservi söönud, too pani esimese veerandiga 13 punkti, El Sheik on ju, Henril oli rets enesekindlus, mingid tagasi hüppelt, mingid visked, tal see viskeliigutus on nii pehme, vaata, kõik sellised asjad nagu kotti, on ju. Mehed olid ühesõnaga vihalaetud, et päris ikka... Ja olid valmis ja noh, nad ütlesid ka peale mängu, et need muudatused, mis nad nagu sisse viisid, et need toimisid, on ju. Et jah, siin Henry 24 punkti, Nurger lõpetas 15 punktiga, aga visked väljakult 100 prossa, vabakad olid 2-1, El Sheik 2 duubel ja kolmandas mängus ka, jõuame sinna küll kohe, aga see Iirimees ikkagi, et Flood siis, et ikkagi oli hea leid selles mõttes, et see vend tegi ja noh, oli tegelikult lõpuks praegusel hetkel jah, et suht ainus nagu puhas mängujuht. Et noh, see oligi, noh, seda Mason Boucheri siis asendati temaga, on ju, nii-öelda, et ta on selle koha nagu üle võtnud, et seda mängu juhtinud, et minu jaoks, et kuigi see Giedraitis ka nagu peaks mängima 1-2, siis minu jaoks ta ei ole nii hea playmaker, kui on see Flood. Et sealt tuli ja selles mõttes, jah. Ja siis jõuame selle kolmanda mängu juurde. Ja nagu... No, see lõpp lihtsalt. No see oli ikka täiesti nagu, noh, õudusfilmist. Ma ütlen ausalt, pole tükk aega näinud, et korvpallimängus siuke lagunemine toimub. No. Et just lõpuga, noh, ma mõtlen, et... jah, nagu, et... sellises faasis ka eriti. Mul ei tule nagu väga meelde. Jah, et siin vahe oli 5-7 punkti vahepeal juba ja kõik nagu tundus kõik nagu ilus. Ma ei mäleta, mis minutid need? Alates 1 minutis suht põhimõtteliselt, sealt niimoodi üks midagi natuke peale ka. Ja sealt järjest siis Jalen Henry tegi põhimõtteliselt 3 pallikaotust, Paso tegi ka 1. Ma ei olnudki seda numbrit varem näinud, aga Henry tegi mängu peale 8 pallikaotust. Nendest 3 tulid siis selle viimase, ütleme 1,5 minutiga, on ju. See mees on su kallim mängija, ma eeldan, vähemalt sellest Coolbeti sarjast, mis siis Tartuga tehti ka see hooaeg, siis sellest, kuidas seda nii-öelda on presenteeritud, et siis ma eeldan, et see on su kõige kallim mängija, et ta oli nõus tegelikult nagu tulema, et kuna nad mängivad seda Põhja-Euroopa liigat ka ja nii edasi, on ja ta oli nõus, see on su kõige kallim mees, siis noh, see ei ole see sisend, mida sa ootad oma kõige kallimalt mehelt nagu. Ei no jah, et põles läbi, ütleks siis nii. Et täielikult nagu, et kui me otsime nagu, me ütleks, et me otsime, aga kui me vaatame, kui meil on vaja vaadata nagu kuhugi otsa, siis kahjuks see kord, see on Henry lihtsalt. Sa ei saa sellises olukorras teha sellise pallikaotusi ka, et kuidas see nagu, sul see pall nagu, noh, läheb lihtsalt käest lahti põhimõtteliselt, seal ei olnud isegi nagu kaitsesurve nagu oli, aga nagu see ei olnud nii suur ja seal noh, ma ei tea, oleks pidanud käed ära kuivatama äkki. Ma ei kujutada või palli või nagu, ma ei tea, kas Selli oli reaalselt nii kõva scoutingu nagu ära teinud, et nad olidki nagu, et me üritame otsa outi, et me üritame suunata selle Henry peale, et ma ei kujuta seda ette, aga reaalselt noh, läks niimoodi. Ma nagu väga ei tahaks uskuda, sest et siis nad oleks võinud seda ju mängu jooksul, no samas 8 palli kaotust. No see lõpuks jah, et okei, ma ise seda algusest peale ei näinud seda mängu, võtan otse, et aga lihtsalt jah, et aga Henrilega ei olnud hea viskepäev ka, et 9-3 ja ei olnud seda kindlust, mis oli ja no teine mees, kellel siis üldse visked ei kukkunud, oli siis Karl-Johan Lips,
11-1 visked, et ka vägagi ei olnud üldse nagu hea päev temal. 11 punkti 7 lauda on ju, et või tähendab 3 punkti 7 lauda visked 11-1 on ju, et noh, jällegi kes ju esimesel poolajal hoidis Tartut mängus, oli seesama Flood, lõpuks kogus siis 28 punkti, et temalt ikka väga hea mäng ja siis Helšeik ka, et välja arvatud need mingid olukorrad, see ongi, ma olen selle kommentaatoriga, kes kommenteeris seda mängu, 100% nõus. Vend võttis sellel 13 lauda, võttis siis nüüd viimane mäng seal Selli vastu. Aga see mees võiks nagu veel rohkem lauapalle võtta, kui ta nagu blokeerimise ära õpiks või? Jah, kuidagi nagu keegi talle natukene selle osa ka, et ta kipub nii tihti meest ära unustama, et seal oli olukord seesama selle Helmanis, Chris Helmanisega oli see olukord, kus nagu ta sai seesama, saisigi selle ründelaua, kus ja siis seal oli ja siis oli peale seda tuli see täpselt seesama vabavise ka, kus vend jooksis Elseik mitte selle asemel, et blokeerida vabaviska, et jooksis nagu korvi alla. Ma ei tea, kas ta siis oli nii kindel, et see Helmanis viskab selle vabaka sisse või nagu, aga põhimõtteliselt jah, et nagu seesama, mis meile õpetati, et keha vastu on ju ja see, mida keha ja nagu blokeerida ära ja siis lähed alles palli järele on ju. Et see nagu asi on tal, vajab nagu veits võib-olla siukest võib-olla veits nagu tähelepanu nagu juhtimist, et kuule, et blokeeri mees ära, aga nagu sa võtad sellega ikka 13 lauda nagu, et jah, et mõtle palju sa siis võtaks. Tartust on nagu kahju, mul on siiralt kahju, et nagu just see oleks nagu nii, minu jaoks see nii võimas on, sa saad esimese mängu täiesti nagu täieliku rongi alla ja sul on viimased nagu 2 nädalat tegelikult nagu täielik nagu võib-olla täielik põrgu nagu olnud, et sa oled saanud mingeid kaotusi, mida Läti ülikooli vastu, mida sa ei oleks pidanud saama vaata. Et aga lihtsalt et kui nad oleks sellest nagu edasi läinud sellest paarist, et siis oleks see oleks nagu olnud väga kus äge on lihtsalt. See ümbersünd täpselt, ma olen täiesti nõus suga, et nagu sa lihtsalt ja kui sa siuksest asjast välja tuled, siis siis see juba siis miks mitte finaali peale mõelda, et aga okei, see oleks vastu tulnud või ma ei tea veel. Ei, selles mõttes oleks vastu tulnud, oleks hetkeks oli selge, et Cramo tuleb vastu, on ju. Et jällegi esiteks Eesti korvpalli mõttes ülimalt kahju, et me jälle ei näe seda seeriat kahe Eesti siis praeguse kõige suurema klubi vahel. Esiteks, teiseks nagu jah, et täpselt see sama, mis sa ütlesid, et see story või see lugu oleks nii äge nagu olnud lihtsalt, et nagu sa oled viimased 3 nädalat saanud suht igalt poolt meediast ja igalt poolt nagu mingi, et sa kaotad Läti ülikoolile ja sa võidad Viimsit nagu 3 punktiga vaevu, on ju, Viimsile, müts maha Viimsi, et nad nagu väga hästi võitlesid, on ju, ja kõik need asjad ja siis sa nagu ja siis saad esimene mäng Selli vastu ja sa saad 30-ga tuppa, on ju. Ja lõpuks lähed ikka seeriast edasi. Ja lõpuks lähed seeriast edasi, et see oleks nii äge olnud ja kõigel oldi nii lähedal ja kõik see lihtsalt vaip tõmmati alt ära ja läks ära. No vaat siin ongi nüüd minu jaoks küsimus, et kuidas nüüd nagu nad edasi mõtlevad, et kas nad jäävad põdema või vaatavad, tegelikult analüüsivad siis oma vigu ja eestikatel on siis palju tugevamad, et ma arvan, eks see analüüs on kindlasti, ma arvan, et nii palju kui tõesti, et see mäng nagu nii-öelda ja sõna otseses mõttes nagu Henri käte vahelt nagu ära libises, siis ma arvan, et üks põhilisi asju ka, mis ma arvan, et ta on kogenud korvpallur ka, et mis on see, et ole üks päev pahane selle peale ja siis nagu davai, clear history ja läheb edasi, on ju. Et ma arvan küll, et ma arvan, kui Tartu näitab siukest mängu, nagu nad näitasid viimased 2 mängu Selli vastu, siis kui me praegu ikkagi oleme arvamusel, et tuleb Cramo versus Tartu finaal praegusel hetkel, kui me ikkagi pigem oleme arvamusel, on ju, sest et sina oled ei siin võib kõike veel juhtuda, selles mõttes jah, sest Tartu siis vastane tuleb seeriast siis TalTech Pärnu siis võitjast nii-öelda sealt seeriast või mitte TalTech, vabandust, TalTech ja Kuulbet, Pärnu ja Rapla mängivad siis nii-öelda teisel tabeli poole, et need
tuleb sealt nagu ja me oleme see hooaeg näinud, et TalTech suudab Tartut võita ja TalTechi hooaja lõpp oli väga tugev, et Eesti meistrikad tulevad väga põnevad kindlasti just selle mõtte Tartu ja kõige selle poole pealt on ju ja aga jah, praegusel hetkel kurss on ikkagi selline, et me saame Kalev Cramo versus Tartu finaali, aga ma ei ole sellest ka 100% veel kindel, aga ma ütleks pigem, et kurss on selline, et see Tartu viimase 2 mängu jällegi mäng süstis nii palju nagu enesekindlust, et see võiks olla. No, siin oleneb, kuidas nad lihtsalt välja tulevad sellest, et jah, et mentaalse koha pealt et kuidas Kuusma ja Kandimaa suudavad häälestada mehed, aga ma usun, et arvestades mida peale esimest mängu tehti, nii-öelda selli nii-öelda peale esimest seda rongi alla jäämist, et siis ma arvan, et noh, seal on see võimekus olev, nad teevad kindlasti ära ka selle, et Kuusma ise ju nii kogenud mängimas kindlasti endal olnud olukordi, kus on niimoodi juhtunud ja nüüd treenerina oleks lihtsalt oli ka, et hea. Aga poolfinaalid, nagu me mainisime, siis jah, täna Eesti-Läti liigas alguse saavad, et Cramo siis võõrustab Sellit koduses areenis ja kodusel areenil ja ma ikkagi arvan, et siit see Selli viimaste mängude see, et ei süstinud enesekindlust ja siis, kui ma käisin siis koha peal ka Cramo Selli mängu vaatamas, et siis Cramo, ma arvan, Cramo ikkagi võtab selle ära, ma ei julge pakkuda 2-0, aga see koduväljaku eelis, et 2-1 kindlasti, aga väga hea õnnestumise korral 2-0, miks mitte? Jah, ma olen sellest täitsa nõus, et ma usun, et Cramo siit edasi läheb, ise asi, kes täitsa puhaste paberitega. Ja ma arvan, VEF-il Ogrel sama asi, et ilmselt VEF Cramo finaal tuleb, aga ma arvan, VEF-il ja Ogrel sama asi, et VEF tõesti võib seal vabalt 3-mänguline seeria tulla, et ei imestaks üldse ja varsti siis tegelikult juba 2 nädala pärast Eestikad ka siis hakkamas, et varsti siis tõmmataksegi vaikselt otsi kokku siin Eesti-Läti liigaga ja siis minnakse edasi juba Eesti nii-öelda meistrikatega ka, et selle koha pealt on palju toiminud, aga kui me rääkisime Eesti klubidest nii-öelda ära, siis tegelikult Eesti korvpalluritel ka on siin väga palju nii-öelda, aga väljaspool piiri. Jah, et välismaal on päris palju asju toimunud. Jah, et noh, kui me alustame sellest, mis see on juba kõigile teada ja tuntud, aga siis Hendri Tell liitus Tenerife meeskonnaga, kes siis on Hispaania liigas väga head hooaega tegemas, on väga hästi Euroopas mängimas praegusel hetkel, liitus nendega Euroopas, tegi juba väga hea mängu, 2 duubli. Hispaania liigast ei ole nii palju peale saanud, aga ma arvan, et see ongi rohkem siuke kohanemisasi ka, et ta ise ütles ka siin, et Euroopa korvpall ikkagi palju kontrollitum, Tenerifel kindlad mingid nii-öelda set play'd on ju, kõik siuksed asjad, et vaja teha. Ma ise arvan, et õige käik, ta ise nüüd ütles ka, et NBA on ikkagi see nii-öelda see, mida ta tahab, ikkagi kuhu ta tahab liikuda ja kõik need asjad, et aga praeguses olukorras, et tal vist enam siis Trailblazersiga nagu ei olnud võimalust seda nii-öelda jõuda siis nii-öelda sinna NBA tiimi, et Trailblazers siis võitles tegelikult play-in koha eest, tegi ühe parima hooaja mingi viimaste aastate jooksul ja siis tundus praegusel hetkel tark otsus, ja praegu ta siis G-liiga ega nende ees ka siis ust kinni ei pannud. Jah, no minul ka see otsus on kahtlemata rohkem meeltmööda, sest et mina seda NBA-d nii palju jälgi ja nüüd kuna ta Euroopas on, siis saab ikkagi hea, kui oma poissi näeb, et noh. Jaa, täpselt ja noh, ma ei tea jällegi, et kui see on siuke võib-olla veidike, mitte veidike päris palju sinimustvalgete prillide läbi vaatamine, aga saab varasemalt selle FIBA ja Euroopa korvpalliga nagu kohanema hakata. Just. Et selle koha pealt. Noh, teiste eestlaste poole pealt, kui me sinna Hispaaniasse korra jääme, siis Raiestel suhteliselt samasugune seis kahjuks ikkagi sünnipäev oli, aga noh, mänguminutid kahjuks ulmeliselt suured. Viimases Euroliiga mängus. Feneri vastu sai täitsa sümpaatselt 11 minutit äkki vist oli ja teisel veerandil mängis suurem osa on ju, et kuigi see nii-öelda pluss-miinus ja nii-öelda kasuteguri näitajad ei olnud nagu kõige paremad, siis lõppude lõpuks see tema töö on ikkagi kaitses hakkida ja seal võttis 1-3 ka ja värk, et tegelikult loodame, et nüüd hooaja lõpus võib-olla toob seda mänguaega natuke juurde ka veel, et kuna Baskoonial nüüd siis on tegelikult Euroliiga play-off ja play-in'i asjad minetatud ka, et siis võib-olla
võib-olla siis suunataksegi rohkem Hispaania liigasse ja seeläbi jällegi mingid mehed saavad Euroliigas nüüd viimased 2 vooru rohkem mängida. Ja Hispaaniast veel siis Kullamäel on ka siis päris rasked viimased paar kuud kahjuks olnud, nüüd Reali vastu tegelikult tegi ka üpriski sümpaatse esitlus, et nendel minutitel, kui ta mängu sai, siis oli tiim oli esiteks plussist, temal endal oli täitsa okei viskepäev ja kõike seda ka, aga ei tea neid telgitaguseid, et mis seal, kas pissab peatreeneriga ja kõik need asjad, aga ma ise mõtlen, et see Reali mäng nagu võiks olla siuke mäng, kus Kuld nagu ennast tõestas nagu uuesti peatreenerile, et kuule, et nagu sa võid mind usaldada mängu, et tal vahepeal need mänguminutid ikka kahanesid siin 5 peale ja mingid mängud ta ei saanud üldse peale. Et sellest on nagu ka kahju olnud. See on tõesti, aga no eks see tippsport ole selline, et täpselt, et õnne on ka vaja. On tõusud ja mõõnad. Täpselt, et ju hooaja algus oli väga hea, siis tuli see vigastus ja tegelikult peale seda vigastust siis ongi need minutid nagu kahanenud. Et on vaja õnne ka, et õigel ajal vahepeal tuleb õiges kohas ka olla selle koha pealt. Ja kui me kiikame siis korra üle lombi veel ka, siis 2 meie meest, siis Veesaar, Henri Veesaar ja siis Gerg Riisa, nemad siis mõlemad siis nii-öelda avaldasid soovi või siis läksid, ma ei tea, kuidas õige tõenäoliselt, igastahes nad on seal siis kohalikus ülemineku portaalis. Mis siis tähendab seda, et suure tõenäosusega, Veesaare puhul ei ole 100% kindel, nii palju kui ma siis X-ist või siis vanast Twitterist lugesin, siis väga palju seostatakse või väga paljud siis North Carolina fännid tahaksid Veesaart näha nende nende meeskonnas, et jaa, aga seal ongi variant veel, et võib-olla ma ei tea, Arizona ka siis tõstab oma pakkumist, et siin jällegi tuleme selle sama Vaksi nagu jutuajamise juurde tagasi, aga seal ikkagi liiguvad miljonid, et rahalises mõttes. Ja siis Gerg Riisa ka, et tema siis ka üleminekuportaali sisenes, aga tema siis viimati ei olnud väga kindel, et viimati, kui temaga nii-öelda tehti mingi siuke intervjuu, et ta ei olnud väga kindel, et mis saab, et kas ta on tulemas Euroopasse, kas ta jääb veel hooaeks ülikooli, et tal on ju võimalus nii-öelda siis meditsiinilistel põhjustel nii-öelda oma ülikooli hooaeg 1 hooaja võrra nii-öelda pikendada karjääri. Et eks näis, mis tema teeb, et praegu ta vigastust ravib ja loodame, et ta saab kiirelt terveks ja saab korraliku suve teha niimoodi, et ta on EM-iks meil jällegi rivis, et tagaliin väga vajab teda selle koha pealt, et meie tagaliin on siuke praegu kõige õhem on võib-olla õige sõna ja mõtlen, kas on veel mõni see, Treieri koduklubi võitis ju Milanot. See oli kusjuures vaatasin seda mängu natukene just lõpupoole seal siis ma mõtlesin, et kas ma vaatan, aga minu arust 3. veerand või kuna siis oli Milan oli nad olid mingi 13. Nad olid suured peale ja siis ma olin nagu, et okei, ma ei hakka võtma lahti vaata. Aga ei, ma seda lõpupoole ikka vaatasin, seal see tagamängja neil, ma ei tea, kes see täpselt Milani tagamängja mõtled? Ei, sellel Napolil üks mustanahaline okay. See tegi mängu ja muidugi tegelikult kõige paremini tegi ka, või mitte kõige paremini, aga väga hea mängu tegi ka Kevin Pangos, kes siis seal tõi, kui ma õigesti mäletan, siis äkki 16 või 18 punkti ja see oli et nad sealt ikka läbi minekuga ikka, ma ei tea, Milano pikad siis või üldse kaitse oli päris aeglane, et see oli päris teravalt me jõuame kohe Euroliiga juurde ka, aga Milano puha pealt mulle üldse tundub, et nad on viimasel ajal nagu kuidagi tõss, et on seda sama Radnula trenni oleks vaja vist, et täpselt, et neile ikka need viimased mängud, kõik mis ma näinud olen, et kuidagi tundub siuke väga loitse olek, et ei tule üldse nagu välja asjad, et aga jah, et selle koha pealt ma arvan, viimasena võib-olla mainiks veel Kotsariga ära, et ta on Jaapanis ikka väga korralikke mänge hakanud püsti panema, et siin oli kolmiktuublil lähedal ja siin viimastes mängudes ikkagi 15+ punkti on siuke olnud vägagi tavapärane, et on väga hästi tema ennast nagu käima saanud ja selle üle on nagu väga-väga hea meel lauapalle ja vabavisked ka, et
oligi see üks mäng oli 8-6 näiteks, et see on ikkagi juba pika mehe kohta väga, ikka 75% ikkagi väga korralik, et jah, et ta selle parema käega läheb järjest kindlamaks ja ma arvan, et see protsent võib seal veel tõusta, et no loodame. Et Emil on kindlasti seda kindlamat kätt veelgi vaja. Ja kindlasti. Aga okei, lähme siis Euroliiga juurde ka, kus siis siin vahepeal selle ajaga, kui me siis ei ole olnud, toimus üks topeltvoor ja on siis toimunud ka veel nii-öelda, vist oli üks voor veel vahepeal äkki või? Võib-olla mul see timeline on vähe nagu juba sassis omadega. Topeltvoor oli eelmine nädal, aga enne seda ühesõnaga, aga selle ajaga on nii-öelda tabelis nii mõndagi muutunud. Kaks meeskonda on siis kindlustanud edasipääsu. Nendeks on siis Fenerbahce ja Olympiakos ja ma loen seda selles järjestuses sellepärast, et Olympiakos on siis viimased 3 mängu kaotanud. Jah, tundub, et ikka ei taha seda põhiturniiri võitama. Ja on kaotanud need mängud ja Fenerbahce siis praegusel hetkel juhib põhiturniiri, kuigi võidud kaotused on samad, aga Fenerbahce on siis oma vaheliste mängudega plussis. Aga Olympiakose viimased mängud Monaco vastu mängu vaatasid? Vaatasin, ma siin päris palju vaatasin ka Olympiakose mängus Vesta vastu näiteks. Too läks mul täitsa. Olympiakos ja Monaco, no Olympiakose hetkel, mis mina arvan või nagu mis mina olen tähele pannud, mis nende siis, kus ma ütlen, nõrkus on, nii naljakas või, no mitte naljakas, aga natuke uskumatu on endal mõelda ikkagi on korvialunena. Et pool on liiga aeglane, näiteks siin oligi Monaco mängus Bright ei ole üldse vormis. No jah, tema tuli just 4-5 kuuli, sest see on vist, see oli mingi kopsubakter või mingi siuke asi, tal oli mingi tervise häda. Ja üks jube asi, mis siin mängus, mis ma nägin, mida ma pole vist kunagi näinud, vabavisked Olympiakosel 33-19 terve meeskonna peale. 33-19 ma ei ole isegi seda statistikat vaadanud ausalt, mulle jäi see sealt mängust ja kui sa Svesta mängu ka, siis Svesta mängus samamoodi täpselt sama asi jäi silma ja ma just olin vastupidi tolles mängus, Svesta mängus eriti, kus siis Petrussev ei saanud ju mängida, kuna ta on tegelikult laenul Olympiakosest ja ma olin nagu arvamusel, et et siit ju Olympiakos võtab ära, et korvialusega nagu Davidovats ja mis seal on, vaata. Aga see sama, mis sa väga hästi välja tõid, et see fool on nii aeglane, et iga kord, kui seal tekkis vahetus. No see kanaan oleks võtta jalge vahelt ka läbi joosta. Täiesti vahet ei olnud. Seal lõpus ju oligi, Olympiakos ju mängis nende Vesenkovi ja Petersiga, et neil nagu ja Monaco vastu oleks pidanud seda minu arust varem tegema. Ja tegelikult mõlema vastu. Jah, aga no vaata, Monacol jällegi selle eest seal ikkagi taiss ja asjad. Tõsi. Aga ma räägin, et kui see Monaco mäng lihtsalt vabavisetega kaotati ära ja Monaco tahtis ka seda rohkem. Tundus küll. Olid vähemalt energilisemad, on ju. Ja sest Monacol on veel, nüüd on juba see mäng võib-olla veidi ikka kindlustas, aga tollel hetkel oli veel play-in'i joon oli üpriski lähedal, et nüüd see üks võit siin Olympiakosele väga palju andis juurde ja Salgerise üle ka siis lisaajal ju. Ja see Svestaga ka mäng, et seal nagu Svestal lihtsalt näiteks Nedovic pani seal mingi pea loo pealt juba ja Svestal ikka kukkusid mingid visked, mis muidu nagu aga see näitab ütleme nii, et iga päev ei kuku. Ütleme niimoodi. Kaks hullu Kanaan seal ka ja uhasid. Et 4. jäigi see vahe, hoidsidki 10 peale, et sealt muidu oleks tulnud saadi vist 3 peale, vist oli miinimum minu mäletamist mööda. Aga lihtsalt oligi need 2 hullu 3 ja siis seal kuskil 9-10 punkti. Jah, sealt enam edasi ei saanud ja Olympiakose korvialused võib-olla siis mured, ma ei tea, võib-olla isegi lahenevad mõnes mõttes. Sellepärast, et nüüd ju mina lugesin vähemalt, et Fall on ka nädal 7-10 päeva vist väljas mingi hüppeliigese probleemiga, et kuskil nägin sellist uudist ja mul oli algselt ja võib-olla jällegi see oleks võib-olla siuke halb idee olnud, aga mul oli tegelikult mõte tuua Fall uuesti tagasi Fantasy's. Seal ei ole lihtsalt mitu korda, sama reha otsa ikka kogu aeg vaja astuda. Aga seal ei ole nagu
ütlen kohe ära sellel hooajal, mida ma varem tähele ei ole, või varasemate hooaegade pole tähele pannud, on see, et ikkagi vigastused ja eriti pikkade osakonnas on ikka rets nagu Euroliigas nagu on. Jah, et Olümpiakos ilmselt peab seda Mensahit ka nüüd mängitama hakkama, keda nad tegelikult ei ole üldse väga palju Euroliigas just mängitanud, et eks näha ole. Aga siis eelmisel nädalal veel minu jaoks üks selle Euroliiga kõige sükesi põnevamaid ja kõige ka sellisemad kvaliteetsemaid mänge, ma ütleks tegelikult, oli Panathinaikos Pariis, kui me siit tabelist nagu järjest läheme. Jaa, muidugi Fenerbahce Pariis oli ka hea. Jaa, täpselt, too oli, jah, Pariisil siin oli tolles nädalas ikka 2 väga, väga kõva mängu, kus siis üks võeti ära ja teine osati siis viimase veerandiga maha mängida. Et aga kui me lähme siis nii-öelda kronoloogilises järjekorras Fenerbahce ja Pariis on ju, et seal siis Pariis esimese 3 veerandiga mängis väga, väga hästi, sööt liikus, pallid jõudsid õigete meesteni on ju. No ütleks kohe, et Pariis, mis nad õigesti tegid, kõik mehed läksid kaitses lauda. Ja no viimane Fenerbahce mäng ikkagi õpetas midagi. Ja no 3. veerandaeg ka, no Pariis pani kõik 3 kotti, mis teile läksid, absoluutselt kõik, no. Aga Fenerbahce tuli mängu tagasi siis kaitsega, maa-ala kaitsega, kus siis pikad mehed, Hayes Davis ja Pierre segasid Pariisi mängujuhtide sööte ja kui Shorts läks läbi, siis tulid juba kõrvalt teised ka appi. Tõmmati kokku, jah, täpselt. Et sellega nad tulid mängu täitsa tagasi. Ja nad tegid viimane veerand väga hästi ja no võitsidki selle 14-ga ja siis 1 punktiga võitsid lõpuks, et siis Hayes Davis game winner siis. Tead, vaatasin mul praegu see silme ees, see oli nii äge selles suhtes, et okei, aega oli ka seal 2,6 sekundit äkki või, et aega oli ikka päris palju. Ja see oli nagu äge, et ta pettis äkki Antoneni või, kui ma õigesti mäletan, õhku, tegi kõrvale sammu või midagi sellist ja laksti sisse. Pani jah kotti ära, et see oli jah, et kuigi tal tollel hetkel viskad 9-3 on ju ja nii-öelda mängu lõpuks 9-3, tollel hetkel 8-2 kolmesed just, et tegelikult ta on ikkagi suurte visete mees selles mõttes ja see oli jällegi kinnitab veidike seda McCollumi sõnu, et McCollum siis ühes podcastis ütles, et tema jaoks see Jasikevitsus, nende treenerite all ta on mänginud, Jasikevitsus on parim treener nii-öelda peale time out play nendes nagu välja töötamises ja mängimises ja siit jällegi peale time out'i tuli võidukorv on ju, siit et jällegi joonistas just ära selle, ehk siis siit saadi hästi hakkama, aga ja tolles mängus siis Kuduris, Hayes Davis ja seesama mainitud McCollum tegid mängu ja Biberovic ka siis et Biberovic pani ka tegelikult tähtsa 3 siis enne kui veel Pariis juhtima läks ka. Ja Pariisi poole peal Shorts jälle kaksiktuubel, viskepäev ei olnud kõige parem, aga tal see kaksiktuubel hakkab vaikselt siukseks tavapäraseks asjaks saama, et jälle 10 söötu käes ja Hiffil oli hea päev ja siin üleüldiselt, et Herrera esiletõus on väga nagu tugev olnud ja Utarra tegi ka hea mängu. Üks tähelepanek, mis mulle siin Pariisi ja Panathinaikose mängus jäi, no ma pole sellist asja nagu otsustava time-out'i ajal veel näinud, et mängijad hakkavad omavahel nagu seletama, et kuule, et ma olen küll, see on isegi ei, nagu see täitsa otsustaval nagu lõpuks oligi kommentaar ütles, et no peaasi nüüd mehed nagu endal segi ja no nagu näha oli, siis läks lõpuks sellepärast, et 3 meest nagu Nann ütles, et kui sa ei saa mulle seda söötu kohe anda, et siis ma võtan nagu põhimõtteliselt, et ta võtab korra nagu nii-öelda pukki vaata, või nagu selge ees, et siis anna ees ta nagu step backi pealt oleks viskanud ja siis mäleta, kes see söötis, aga söötis Hernan Gomezle ja siis Hernan Gomez võttis sealt kuskilt pea 9,5 meetri pealt, sealt võttis selle 3 ja täielikult, 2 meest oli peale täielikult nagu rõnksi selles. Aga lihtsalt jah, et ma ei ole nagu sellist asja vähemalt Euroopas nagu niimoodi veel näinud. Mul mingi mäng ikkagi tuleb silmeti, kus on nagu mängu lõpus ka ikkagi, et on nagu seletama hakatud, aga see jäi nagu silma jah mulle. Aga minu arust oli esiteks väga kvaliteetne mäng, see, kuidas Pariisi esimene poole 3 uhas, täiesti hullu maja, et
et see, kuidas kukkus, et Tyson Ward pani esimesel poolel vist oli 5-4, noh lõpetas mängu 6-4, aga esimene poolaeg 5-4 on ju, Shorts leidis söötudega, 14 söötu pani lõpuks kokku, on ju, see oli vist tema kordas karjääri tippmarki. Üks laud jäi kolmikduublis puudu. Ta oli ka, ma vaatasin kogu aeg, ta lendas lauda, oligi see, et Jantunen ja siin Heis ja asjad nagu blokeerisid ära, vaata, ja siis Shorts sai nagu laua nii-öelda korjata. Ja teiselt poolelt Nunn ja Slowkas. Et Slowkas ikkagi ka ulme vend, et see hakkab alati hooaja lõppudes, alati hakkab uuesti vormi tõusma. Et täiesti hullumeelne vana, et 20 punkti 7 lauda ja need kolmesed ja võttis enesikindlalt ja värki ja Nunn ka, et tal ei käi vist kolmiktuublis puudu. 2 lauda, 1 sööt, jah, et ei jäänud üldse palju tal ka puudu, aga tema samamoodi, et jah, et 38 minutit ka siis. Et ja siis siin vahepeal nüüd 3 minutit siis proovis Jurtsevenit ka, aga ei tulnud sellega väga hästi välja. Et jah, mis sealt mängust oli sul midagi veel, mis sa sealt mängust nagu tähele panid? Nii, kuidas ma ütlen, nii kõva tempo ja ikkagi peale, et seal nagu, seal jah, minu jaoks oligi üllatav see, et siin ju ikkagi Panathinaikos oli ju täielikult augus, et esimene veerandaeg kaotati juba 10-ga ja kolmanda ju kaotasid nad ka 9-ga. Jah, neil on see mingi 4. veerandi värk, nad tulevad 4. veerandil alati välja, et see hooaeg on seda nii palju toimunud, et vist Kruus kommenteeris, et ta vist tõi ka välja selle. Maccabi vastu tuldi ka nüüd, siis jäi vahepeal neil enne Pariisiga mängu oli Maccabiga, et seal tuldi ka 4. Seal tuldi ka 4. välja, täpselt samamoodi, jah. Ma ei tea, et play-offides võib raskeks minna nii. No Ataman ka ikkagi korralikult ütleme siis sõimas mängeid või nagu pressikonverentsil siis ütles ka, et mehed ütlevad, et neil mingi valutab, et nad ei saa trenni teha, ühesõnaga Ataman on alati siuke mees, kes julgeb välja öelda need asjad, et selle koha pealt jah. Aga lähme siis tabelis edasi ja Bayern ka siis tegelikult, ma ei tea, kui palju sa Bayerni mänge nagu jõudsid jälgida. No Partsa Bayern oli jällegi see oli nagu ka täiesti uskumatu. See oli siuke Tartu sellisugune lõpp, et Barca suutis, vist oli -7 suutsid siin pea viimase, ma ei tea, mis see aeg täpselt oli, ei viska ette, aga suutsid ühesõnaga omal. Ma vaatasin selle mängu otsast lõpuni, tegin siin ka märkmeid, et kust siit alustada, uskumatu on ju, Barca nagu alustas agressiivselt, pandi kaitses kõva sure peale, rünnakul oli ka tempo väga kiire, et 4 sekundiga tuli näiteks Panther palliga üle kohe, et selles suhtes minu meelest ainuke viga, mis tegi Benaroya, oli see, et ta jättis Hernan Gomese pingile ja Metu, ei saanud küll kaitses, ta tegi rünnakul, tegi küll ära, aga kaitses ei saanud mitte midagi aru, et ta pealt ikka sealt keevitati korralikult. Et aga Hernan Gomez jällegi rünnakul ta nii nagu punkte nii palju ei toonud, aga kaitse jällegi lukus on. Samas jah, kui statistikat vaadata, tõi rohkem punkte kui Metu, aga muidugi Metu mängis ainult 11,5 minutit, sest nüüd mees siis tõmbas oma revestas siis oma Achilka ja Achilliuse kõõluse ja sealt siis tuleb põmst aastane vigastuspaus. Ma ei taha nüüd öelda tänu sellele, aga selle pärast ka siis lõpuks need statistilised näitajad nagu nii pidi on. Et jah, ja ütlen ausalt, et Bayerni rünnakul oligi plaan, väga lihtne. Pick and roll katte tagant Neiper või Edwards laadisid lihtsalt peale ja Harris ja siis see teine Brankovic. Jah, need lihtsalt läksid ründelauda ja kui läks mööda, need panid lihtsalt ründelauast 2 punkti ära
lähme ära kaitsesse. Jah, või siis paar olukorda oli, kus Edwards leidis tegelikult pick and rollist Harryst ka väga hästi, et Harrisel ju tegelikult kõva mäng, et 17 punkti, aga oligi 3 lauda, need kõik olid ainult ründest, et seda oli ja näha. Teise veerandi keskel oli juba Bayerni edusel, kas kui ma õigesti mäletan, 13 või 15 punkti on ju. Et no siis Panther hakkas teise veerandi lõpus ikkagi tegi 8-0 ise, et 2-3 ja 2, et jah, siis jõuti nagu järgi ja siis kolmandal siis mindi uuesti ette Barca ja siis juba neljandal oldi tegelikult ees päris ikkagi juba suure korraliku vahega. Ja Benaroya tegi ka teise vea. No ta teeb neid suht korralikult. Neljandal veerandajal Brizuela tõi enda kõik 8 punkti ja siis ta võttis Brizuela pingi peale ja jättis sinna minu jaoks liiga kauaks. Et siis jah, nagu sellega see mäng nagu läks. Jah, et tema sealt mängust, Parker oli, kes tegi väga soliidse mängu, Hernan Gomez võttis 14 lauda kokku, 6 ründest ja 13 punkti ka, et tema jäi väga hästi silma. Ja Panther jah, et tema oma 1-1 tegutsemisega, et lõpuviskel muidugi ma oleks oodanud võib-olla veits rohkem teravust, võib-olla veidike siukest viset, nagu ta pani siin Partisani eest, pani Reali vastu, mitte nüüd eelmine, vaid üle-eelmine hooaeg, et siuke, saad kaitse liikuma ja viskad keskpositsioonist, et sest vahe oli ainult 1 punkt, et see on tema vise, aga kuidagi väga, väga nagu puiseks jäi see asi ja võttis selle raske 3 lõpuks. Eks ütlen otse, et mis mina arvan, et eks see hooaja lõpp ka on ju, et ja tal oli siin vigastus, eks ole, et no peale vigastus suht hästi mängid ei, on seda küll, aga vaata ikkagi, et sul on väsinud ikka ja kiilub kinni võib-olla. No jah, seda kindlasti, et võib-olla tõesti kiilus kinni, et aga ma ise oleks sealt võib-olla oleks võinud teist lahendust, nagu teistsuguse lahenduse või siis võib-olla mängida sinna, aga Bayerni teine mäng siis Partisaniga, ma ei tea, kas sa toda jälgisid, ma ise vaatasin, sest Partisani mäng, ausalt, Bayerni mänge ja Partisani omi ka, aga just Bayerni mänge on see hooaeg, see on vist, reaalselt see hooaeg on üle aastate kõige suurem hooaeg, kus ma kõige rohkem Bayerni mänge olen vaadanud, sest reaalselt seda on nagu põnev vaadata, et nagu nad mängivad sellist väga huvitavat stiili rünnaku poole pealt ja samas kaitse poole pealt ka, et väga nagu hästi mängivad. Ja seda mängu ma ei vaadanud. Aga seal oli ka, et Partisan ikkagi alguses ei saanud nagu kõige paremini hakkama, siis seal Tyreek Jonesi siis mängutulekuga muutus päris palju, et see hakkas seal ründelauas kõvasti võitlema ja väga hea energiaga oli seal, et ta sai väga-väga hästi hakka, 5 palli võttis ründelauast näiteks. Ja leidis isegi ka, mida ma ei ole varem nii kõvasti näinud tema Arsenalis, aga väga head põrkesõõtudega, ta andiski 2 assisti ja väga head põrkesõõtudega leidis, ühega leidis Davis ja teisega, mul ei tule meelde, kelle ta leidis, aga väga head, teine oli põrkesõõt, teine oli 300, aga ka mingi pukist nagu väga-väga hea sööt. Ja Carlik Jones siis, tema üritas vedada, aga ainult ühe mehe ponistustest ei piisa, et tema tegi 2 tuubli küll, aga seda oli näha ka, et ta üksi ta nagu ei suutnud seda asja nagu ära vedada. Et sealt nagu jäi veidike sellest nagu abist ja vajaka nii-öelda meeskonna mõttes. Et jah, et Partisan ka siin tegi endale suht karuteene ja sinna play-in'i nüüd jõudmine juba läheb vägagi keeruliseks, et 2 mänguga ollakse Pariisist taga, et siin on siis vaja, et Pariis, ma ei tea, näiteks kaotaks Albale ja seal siis oleneb veel ka Partisan peab mõlema mängud võtma ja võitma ja siis oleneb ka omavahelisest mängudest ja praegu ei oska sul omavahelisi mänge Pariisil lihtsalt, mina ausalt, ma arvan isiklikult, kuigi Alba on väga südikalt mänginud. No veel arvatud viimane mäng Virtusest, kohutav. See oli jah, aga Pariisil ma arvan, et see Albaga mäng päästab ära nad. Sest et neil on ühte võitu vaja ja Partisanil ei ole rohkem midagi teha. Aga neil ongi Pariisil ikkagi selg vastu seina tuleb, ma arvan, et Real ikkagi nad ära võtab. Jah, suurem osa meeskondadel siin tegelikult, et siin on ju, me jõuamegi see 6-10 kohtuni, Pariisist me juba natuke rääkisime, aga FS, Barça, Real, Svesta, Pariis, kõik on samade võitude ja kaotuste arvude peal. Täiesti nagu hullumaja. FS siis praegu 6 ja FS mängumootor ikka töötab täistuuridel, et viimane mäng oli rabe, vaatasin seda. Jah, täpselt ma ka, et viimased, Riias mängiti, on ju. Mul läks see täitsa meelest, ma olin täitsa isegi närvis, et ma ise arvasin, et nad Türgist siis oleks, ma eeldan, paremini mänginud kui seal Riias, vaata.
et nemad kodumeeskond et nad küll vist eelmine hooaeg mängisid ka. Ja minu aeg mängisid ka, et Maccabiga mängud ongi, et Fenerbahce on tavaliselt mänginud oma Maccabiga mängud Leedus, kas siis Kaunases või siis ma ei mäleta, kus eelmine nüüd üks hooaeg oli kuskil mujal, seda linna mul meelde ei tule. Aga lihtsalt jah, et see FS mäng, no see ma ei tea, ma ei taha öelda, et see nüüd saaliviga oli, aga see oli ikka väga puine või siuke väga rabe, et no vahepeal oldi 10-ga maas ja siin, mis oli vist 69-59 oli seis. Just, et seal visked üldse ei kukkunud. Ja siis... Viimased mängud enne siis Maccabiga mängu ju on just see ilged kontserdid nende poolt, et jah. No tegelikult jah, ja siis mingi, no seal oligi nendel visked ei kukkunud, Maccabil nagu kukkusid ja siis jällegi mingi hetk siis hakkas see Bryanti kontsert pihta ja siis nagu FS-il kukkusid visked ja selle Maccabil ei kukkunud ja siis tegelikult neljas veerand algas ju jällegi vägagi korraliku viskekontsertiga, et mõlemalt poolelt, et samas mõttes jällegi selles mõttes vägagi kvaliteetne mäng oli tegelikult mõlemalt poolt, et väga-väga hästi nagu mängiti ja FS jah, viimased 10 mängu siis 8 võitu, 2 kaotust ja siin pean nagu käe üles tõstma ja ütlema, et minul ei olnud pangisse siukest usku. Jah. Et sest lihtsalt puhtalt selle sama virtuse nagu selle pealt, et nagu sa tuled nagu sellise asja pealt, aga ja nagu jah, et minul ikkagi oli jah, et mina seal et FS nagu meeskond, kui sa vaatad nimekirja, siis ilmselgelt see on mängumeeste meeskond, ma täielikult 100%, aga see, kuidas nagu nad nii-öelda mängima on pannud, sest see algus oli ka tegelikult rabe, kui panki tuli, sest esimesed 3 mängu minu arust kaotati. Ja, no ma räägin, et see sisseelamine võtab kõik isegi treeneritel aega. Ei, isegi kindlasti, aga jah, et siin siis aga ma ühe asja tahaks FS puhul välja tuua, minu meelest on see, et Larkini tagasi tulek vigastusest nüüd, kui ta on nagu täitsa terve, no see on üks võtme neid nagu võtmeasja, et minu jaoks vähemalt, et kuidas see mängumootor nagu käib, vaata. No väga hästi on saanud jah, et esiteks ka see, et ta on nõus tulema pingilt, on ju, et noh, tegelikult kui sa oled Larkini-sugune nagu, Euroliiga mastaabis ikkagi suur staar, on ju, aga Euroliigas ja see, et ta on nagu 100% nii-öelda ostnud nii-öelda sisse sellesse nii-öelda projekti ja mõttesse. Tema nagu see roll ka, et ega ta ei väga palju seda palli ise üle ei too, et teised mehed toovad. Ja Bryant toob suht tihti. Jookseb ja noh, ta on ikkagi, ütleme, FSS minu jaoks on ikkagi suhteliselt ikkagi viskaja juba. Nüüd ta pigem on, et varem ta oli rohkem mängu, nüüd ta on juba rohkem viskaja, võtab ikka üks kätte, aga palli ületoomist jah, pigem on Bryant, Dozier ja Thompson täpselt, et need 3 meest. Ja selle koha pealt küll, et noh, Baskonia vastu oli nagu kohustuslik võit mäng, mis on mängisid seal nagu 16 punktiga võeti ära, väga hästi mängiti, arvata oli, Baskonia ise on väga nagu kehvas olukorras praegu. Maccabi vastu jah, siis lõpuks 2-ga, et seal veel ka siis, aga jah, et Bryant ikkagi võiks öelda, et tassis ära, et eriti 3. veerand, et tassis sealt august välja, et tal ikka visked ikkagi väga hästi kukkusid ja 6 söötu pani ka veel otsa, et tema poole pealt nagu väga hästi. Poirier alustas nagu mängu väga nagu metsikult, aga teisel poolel siis, mängisid Koturuga põhimõtteliselt võrdselt, et siin 20-19 minutit Koturu sai minuti vähem. Kus see oli Poirieril jalaga juhtus see mingi asi? Siis oli vist Maccabi vastu, jah. Et jalaga kuskil mängus ma mäletan, et need mänge nüüd järjest nii palju olnud. Aga Oturu pani nagu hullu ka seal, et panigi 7-7-2 ja 15 punkti, et Maccabi vastu just siis. Aga kui me Maccabist korra ka räägime, siis nagu müts maha selle viimase nagu ütleme kuu aja nagu tegutsemise koha peal ka, et siin Panale näidati hambaid, nüüd FS-e näidati hambaid ja enne seda võideti järjest, vist oli 4 mängu või? Praegu ja viimases 10 mängus on siis 5 võitu, 5 kaotust. No ja see viimane on eriti, et vaatasin ka natuke seda järgi ja Maccabi virtus siis, et no minu jaoks virtuses ikkagi see endine FS-e korvialune Sisits, no see mees, sorry, see ei ole üldse Euroliiga tasemel mängija minu meelest enam. Ta enam, jah. Ta peab miski lay-up'e mööda. Kunagi oli ikkagi NBA-s, et kõva, mitte kõva vend, aga Cavaliersis sai on ju, et aga jah, et ta eks ta vanus ja tema mäng on siuke, mis
ma ütleks selle tänapäeva nüüd korvpalliga enam, et kui ta oleks mänginud, ütleme siuke 15 aastat tagasi näiteks, noh, ta oli juba siis ka veidike, hakkas vaikselt pilti tulema, on ju, aga selles mõttes, aga kui ta oleks nagu siis oleks mänginud nii-öelda oma põhieas, siis vaata too mäng oleks talle väga sobinud, et siis mängiti hästi palju pukki ja nagu, aga nüüd on mäng läinud palju kiiremaks, palju füüsilisemaks ja ta jääb lihtsalt aeglaseks. Jah, noh, ega jah. Viimane mäng ka Maccabiga Virtusel, no vabasid kolmesid lihtsalt ei pandud ära, noh. Täiesti mööda, et ma vaatasin ise ka ja samal ajal lasti ründelauda ka, et seal Maccabi mehed lihtsalt lükkasidki, nad ei võtnud seda isegi enda kätte, nad lihtsalt lükkasid selle välja ja sealt nagu Maccabi sai oma edu. Eks näis, mis seal nagu, mis selle Virtuse tiimis saab, et ma arvan, ma olen üpriski kindel, et Cordinier seal enam ei jätka. Noh, Real on pannudki siis Cordinierele ja Mäledonile on pannud silma peale, on ju. Vähemalt nii-öelda reportaažidest, mis ma lugenud olen. Et ja noh, eks Clyburni Sengeliaga ka näha ole ja siin teiste meestega, eks näha, mis sa oled ja no ma isiklikult arvan, et kui Virtus tahab üldse midagi ka muuta, siis üks esimese asju on see, et uueks hooajaks tuleks ilmselt uus peatreener otsida. Ma arvan, noh, et noh, ulmeliselt palju ei ole ka nagu, noh, lihtsalt ma arvan ka, et Usko nagu peaks uuesti nagu tagasi minema nii-öelda selle tafli juurde ja võib-olla veidikene nagu konspektid üle vaatama. et see, kuidas ta nagu ka see mäng on nagu jooksnud Virtusele, et mulle tundub, et ta ei kasuta mehi parimal võimalikul viisil, et mingid mehed teevad asju, mida nad võib-olla tegelikult võib-olla ei peaks tegema. No minu meelest Virtusel on ikkagi puudu korralik tsenter, noh. No jah, et see Juff on noor mees, et ta tegelikult on see hooaeg sammu edasi teinud, aga kui sa tahad, noh, ma ei tea, mis nende eesmärk... piisab, vaata, kui sa tahad võita seal. Ma mõtlengi, et kui su eesmärk on play-in'i jõuda, et siis see ei ole nagu see koht. Ja no korralikud tagamehed ka paardiki. Et noh, seal on ju Häket. Vana mees, et Morgan on olnud omad eredavad hetked, aga pigem ma ütleks hooaeg ikkagi suures pildis natukene alla selle, mis mu enda ootus oli peale seda, kui ta tuli Eurocupist, on ju. Siis see Itaalia veel. Pajola on küll tegelikult, Pajola on just rünnaku pool, ta on kaitses alati väga kõva vend olnud, aga rünnaku poole pealt on sammu edasi teinud, et leiab paremini sööte, vise on natuke stabiilsem ja ma mäletan eelmist hooaega, kus ta pani vabu kolmesid ka nagu niimoodi kõntsa kogu aeg, et halb hakkas, noh. Et Virtusel jah, ja no muidugi Belenelli siis ikkagi, et tema on ikkagi jah, ka vana juba, et noh. Igiliikur. Et selles mõttes vana, et otseses mõttes, no mitte otseses mõttes, korvpalli hea mõttes. Jah, et aga lihtsalt ma mõtlegi, et tema nagu kasutegur ei ole enam nii suur, et kui me siin eelmine hooaeg siin panki ajal veel alguses ju, kus nad ikkagi olid, et siis tema... Ja see, kuidas tal nagu visked kukkusid. Ja just, et see on nagu täiesti kustunud nüüd. Et sellest ei ole midagi järgi minu meelest. Jah, et no Pariis ja kui tõmmatagi paralleele, siis ma tõmbaks tegelikult paralleeli eelmise aasta Pariisi või eelmise aasta Virtuse selle aasta Pariisi koha pealt. Et järgmine aasta Pariis siis on samasugune Virtuse. No ma ei tea, siin jutud käivad, et põhimõtteliselt suurem osa Euroopa meeskondi Shortsil vist ka hakkab leping, ma olen aru saanud läbi saama ja Fenerbahce pidi üks nagu nii-öelda näiteks olema üks nii-öelda neid parimas positsioonis siis, kes nagu Shortsi võiks nagu enda tiimi nagu sobida, no ma ei tea, kuidas ta Saarase nagu mees, nagu Saarase sinna komplekti nagu sobituks, aga jah, et noh, eks neis Pariisi koha pealt, aga ma mõtlen just nagu hooaeg käigu koha pealt, et hooaeg algas nagu siit ja siis see lõppeb nagu noh, ikkagi pigem on, et no Pariis on ka veits oma nagu selle asja nagu pidama saanud selles mõttes, et see nagu... Ei ole nii hull. Jah, et tegelikult need kaotused on kõik ka lähedased kaotused on ja just need viimased veerandid, et kuigi Splitter vahetab nagu vägagi pidevalt, siis ikkagi niisugune tunne nagu mehed oleks väsinud või nagu midagi, nagu kiilub kinni vaata. Tahtsin just öelda, et siin hooaja lõpus mina ise, mis ma olen nagu, või noh arvan, siis on see olnud, et Pariisil lihtsalt ka natukene kumm ikkagi hakkab juba tühjaks saama. Sellepärast, et okei, nad vahetavad küll palju. Aga see tempo, no see on nagu crazy. Ja teine asi on see, et ega vastasvõistkonnad ju saavad nende mängupildist nagu paremini järjest aru. Ja scouting on järjest nagu... on lihtsalt palju parem olnud. Ja ütleme nii, et on ikka õnne ka olnud. Ja kindlasti. Aga Reali poole pealt, et Real ka siis on nüüd ikkagi vormikõver ülespoole, et siin viimastes mängudes on väga-väga hästi võite võetud, et siin Milan pandi ütleme siis vägagi veenvalt
purki, lõpuks küll läks 7 peale, on ju. Viimased siis 4 mängu on võidetud, Virtus, Asvel, seda ja siis Svesta ka, et no toda mängu alustati ju mingi 14-0 spurdiga, on ju. Et ja sama Svesta vastu ja seal noh, kogu mängu tegelikult dikteeriti ja domineeriti, et saadi väga-väga hästi nagu hakkama ja Svestal väga tulid küll nii-öelda teisel poolel järgi, aga lõpuks ikkagi läks veidik, noh, ei saadud kätte, ütlemist niimoodi. Et Realil oli seal kõik nagu asi kontrolli all. Real on saanud oma mängumootori käima, jah. Et ehk siis näha ole, kas suudavad siis play-in'i koha eest võidelda, sest et noh, praegu ongi oht see, et kui sa jääd sinna 7-10 koht, siis tuleb kas Olümpiakos või Fener kohe esimeses voorus vastu, et see on võib-olla, see on see pigem, mida nad ei soovi. Samas sa ei taha seda 6. kohta ka, sest praegu seisuga tuleks sulle pana vastu, nii et pigem pead nagu, ühesõnaga Euroliigas ega kergel mäng ei olegi. Ei, muidugi. Ja lõpptulemus on see, et kui sa tahad ikkagi tiitli peal mängida, siis sa pead nagunii kõiki võitma. Ja ma arvan, et lõpetame võib-olla selle sektsiooni oma siis nii-öelda episoodis siis siin Baskonia ja Žalgirisega, Baskonia poole pealt Türgi reis 0-2, nagu arvata oli. Monekel oli, ma ei mäleta kumb mäng see nüüd oli ikka väga kehva mäng, kus see pirr oli vist vahepeal seal peab -10 lähedal. Lõpuks vist äkki jäi mingi -4 või -2, midagi siukest. Aga ühesõnaga oli väga mitte kasulik meeskonnal, ütleme niimoodi. Baskonia puhul üldse, ma ei tea, minu jaoks ikkagi see Lasso ikkagi ei ole päris see ei ole see Lasso, kes oli siin ütleme 5+ aastat tagasi. Ja teine asi, mida ma ikkagi mõtlen, on see, et kas ta ikkagi on nii kõva tasemel treener, et ega ta Bayerniga välja ei tulnud, mida me oleme maininud. Jah, veits on siukesi kahtlusi nagu sisse löönud, vaata. Jah, et ei tea. Et mis Baskonia mõtleb ja mis võimalused on siin järgmine hooaeg äkki juba vahetatakse treenerit või mine tea. Mine see tea, see tiim ilmselt ka, et Monekel on ilmselt minek, sest tal leping lõpeb. Ma ise mõtlen, et Rogavapoulos võib olla väga kuum teema turul, kuigi tal minu arust peaks pikem leping olema, siis väljaostud võib-olla seal on võimalikud, on ju. Ja, et ainuke, kes võib, paar mees, kes võivad hooaja lõpupoolega praegu rahul olla, Forest on vägagi korralikult nagu teinud sammu edasi, et siin FS vastu ka 17-7 ja 4 vahelt lõiget, et ta jäi kaitses ja silma oma kiirete kätega ja selle koha pealt ja Rogavapoulos ja Diop, et need mehed, et Howard on ka veits nagu viskekäe leidnud isegi üles, et ei ole nagu mingid protsendid ei ole nii hullud olnud ja Fenerbahce vastu tegelikult ju lõpus näidati ambaid, et tuldi ju 18-10, siis viimane veerandega võideti, et ja siin oli võimalus jõuda päris lähedale, aga ei tulnud ikkagi välja täielikult lõpuks, et jah, et seal mängus ka Forest tegelikult 12 punkti, 12 söötu, et jäi silma jällegi väga nagu hea tegevusega ja leiab tiimikaaslasi ja nagu tema on sammu ikka väga korralt edasi teinud ja Rogavapoulos samamoodi, et kolmesed just, et selle vennal nagu viskekäsi on ikka väga-väga hea selle koha pealt küll. Aga Žalgiris siis ka, et esiteks see Monacole kaotus, et valus kaotus selles mõttes ei saadud seal siis lisaajal, siis saadi lõpuks nii-öelda see kaotus ja ei saadud nagu seal ei saadud selle, ütleks siis siukeste selle suure nelikuga, või ma ei tea, Blossom Game'i võib-olla paneks Blossom Game ka viimastes voorudes väga sümpaatselt mängib, mulle on väga meeldinud tema energia, kuidas ta läheb lauda, kuidas ta on viskeid võtnud ja väga nagu hästi mängib, Okobo väga hea mäng, Tais loomulikult ja Mike James ka vaikselt hakkab leidma oma seda mängu. See, mis ma tahtsin nüüd öelda, Taissi puhul, see minu jaoks ikka täitsa imestama paneb, et kui hästi ta on nagu sinna meeskondas sulandunud. Ma arvan, et tema on nagu kogemus jaa, aga minu jaoks lihtsalt jah, et ta on nagu üks üllatajatest või selle hooaja suur üllatajatest. Ma mõtlesin ka, et kui ta nagu hakkab toimetama, et siis võib-olla play-offi ajaks, et nagu siis on nagu asjad nagu konspektid asjad selged, aga põhimõtteliselt kohe on tulnud ja ma arvan, et see on see kogemus lihtsalt, et ta on nii kogenud mängumees, et lihtsalt, et see ja ma ütleks, et tundub, et korvpalli IQ on ka kõrge, et kui sul on ikkagi
ta ütles ise ka, et trenni on väga nagu võimatu teha on, sest mänge on iga nädal põhimõtteliselt 2, vahepeal isegi 3 on ju, võtta Prantsuse liiga ka veel. Et aga teha need konspektid selgeks ja nagu leida neid, et mängida nagu meeskonna ikkagi süsteemist aru saada, et näitab, et korvpalli IQ ja kogemus ja kõik ikkagi väga-väga kõrged ja väga korralikud. Aga kus Žalgirise poole pealt, hea uudis neile esiteks on see, Francisco siis pikendas lepingut, ehk siis tema jääb alles, kindlasti hea uudis, et see mees nagu sai nii-öelda lukku pandud, see tähendab siis seda, et ma usun isegi, et kindlam on ka nii-öelda teisi sükse Euroliiga, korralik Euroliiga mängumehi enda meeskonda tuua läbi selle, et sul on nagu see nii-öelda nurgakivi olemas, mees, kes sind on see hooaeg ikkagi tassinud, kes on sind see hooaeg tassinud. Aga kelle üle on hea meel on tegelikult Prasteikis, et kuigi kahesed olid 10-3 see Monaco mäng, siis tegelikult ikkagi see teravus ja kõik, mis ta nagu on hoidnud ja lauda läheb ja kõik see, et on tegelikult sihukese väikse enesekindluse saanud ja seda on hea näha olnud. Ja Smailagic ka, et kui see vees nagu suudaks vigadest hoiduda, et need vead, mis ta vahepeal teeb ka, et need on nii nagu kehvad vead, et nagu kui sa natukenegi saaksid nagu paremini hakkama, et see oleks nagu tore. Ja Asveli vastu siis kaotati ka, on ju, võõrsil. Et Asvel tegigi ju, Asvel ka, kui korra mainida, tegi 2-0 nädala ju, et oli Praakos ka kotti. Jaa, et aga jah, et seal siis Mäled on 19 punkti, Dekolo 16 ja ma vaatasin toda esimest poolaega, et Pirutis möllas korralikult 18 punkti, 8 lauda, muidugi 5 palli kaotust, aga tahtsin just öelda jah, et see mees on ka ja tal on ka nagu hooti, vaata, et tal oli siin, vahepeal Tarvi söötis tal lõvikonservi, siis ta pani seal samasuguse mängu, on ju. Ja siis nüüd jällegi ka tegi korraliku partii ja Francisco ka jällegi, et 19 punkti 8 söötu, et aga tal ka 5 palli kaotust, aga jah, see, kui sa seda mainisid, et see lõvikonservi söötsin, siis mina ei söötnud talle mitte midagi, lihtsalt ma teadsin, et Pariis nagu ikkagi minu jaoks siin kaitse, viimast mängu, viimane mäng, mis ma siin teen välja, oli on ju, Feneri vastu, et kaitselaud ikkagi või nagu kui pikad, kuidas teevad Pariisi. Kuidas blokeerivad, jah? Et need pikad nagu, just kes Pariisi vastu mängivad, et nende pikad siis, vastaste pikad nagu mängivad üldiselt hästi ja selle pealt ma ta võtsin. Tark mees, ega midagi teha ei ole. Kas just tark mees, aga lihtsalt kui sa terve hooajad ikkagi põhjalikult jälginud, siis pead ikkagi ja tahad mingit edu ka saada selles Fantasy mängus, siis pead ikkagi mingid järeldused tegema ja analüüsid, et ega midagi, ma räägin, kui otsite endale skauti, siis korvpallimeeskonna, siis Tarvi tuleb. Muidugi. Okei, aga siit sujuvalt üle läksime siis Fantasy juurde ka, et eelmine voor siis jällegi nii-öelda eelmine nädal siis topeltvoor oli ja siis nii-öelda esimene topeltvooru voor mul oli üks plaan paigas, ma toda ikkagi käiku ei lasknud. Mingi ulme. Jah, ma ei saanud täielikult ikkagi seda ka teha, mis teha, aga see oleneb ka treenerist, on ju, et treeneri maksumus on ka hästi tähtis, et aga jah, et see läks praegu niimoodi, aga see teine voor siis tõin siis endale Shortsi, panin ta kapteniks ka, tõi 60 punkti, päästis mu vooru, ütleme niimoodi. Vesenkov ootasin rohkem, selles mõttes just, et vastase mõttes, et kes vastas oli eriti, Asveli vastu tuli suht okeilt, aga see teine mäng, siis korvialuste meestega jah, et ei ole nagu viimasel, Jones isegi nüüd tegi hea mängu, et esimene voor, ta sai 5 minutit mängida, mul oli juba veits hirm, vaata, Alba vastu vist, aga siis teine mäng Bayerni vastu ikkagi, selle 17 minutiga, mis ta sai, tegi väga korraliku partii. Ja ega mul väga kedagi teistelt välja tuua ei olegi, et Davidovitš ka, et esimene voor väga hea mäng, teine voor mitte nii hea, et mul kokku seal tuli mingi 130 vist punkti. Sul see Tonut ka? Toonud jah, too pani veelälli uubis mingi 3 see lõpus, ma olin jumal õnnelik, 3 punkti jälle kotti. Ma just täna tuli see video ette, vaatasin, okei. See valiti vist vooru playks või nagu selleks, sireeniga mingi põps naguälli uub 3. Aga suudim siis. Mis minu, praegu olen täkkesse pannud tsentritega siis, et tõin endale Tavarese, kes siis on mind tassinud siin
3 vooru suht peaks Jah. olema järjest vist. jah, et siin 29, 20 ja mis siin kõik on olnud, on ju. See mees kah vanusega ikka hakkab siin play-off'i aegadel hakkab mängima, et siin vahepeal me juba rääkisime, et ei ole see Tavares, kes ta varem oli. Jah, et 2 vooru on mul nüüd olnud, et nüüd tuleb 3. Ja teine tsenter siis Harris, et ka tema on nagu toonud, et selles suhtes on tsentritega mul läinud kuidagi hästi, aga jällegi tagamehed, et siin just eelmine voor, et Baldwin ja Larkin ikkagi, et on natuke pettumus, et Baldwin siis 11 ainult ja Larkin 12,10. Arvestades jah summat, mis nad maksavad, siis sa ootad natuke rohkem. Brizuelal vist ei olnud ka kõige parem mäng eelmine voor vist. Brizuela oli 27. See Bayerni vastu mängus ja sa tõid vaata välja ka, et seal ta tõi mingi 5 punkti ainult muurust. Et too ei olnud nagu tal kõige parem voor. Jah, aga ei, muidu on hästi. Meie vahe kuskil vist 100 punkti peaks olema umbes. Vaatan kohe üle, meil on ei päris 120 punkti jah, umbes okay. 10 punkti vahe on eelmise vooruga, kes tuli 10 punkti vahe kuskil. Aga jah, ja siis uueks vooruks, keda sa tõid? Sa tõid vist 2 treidi? Jah, 2 treidi, aga nagu kui sul peaaegu nagu asi toimib, siis ei ole mõtet nagu vahetada. Et tõin siis Hugo Gonzalese Tim Snyderi asemel ja peatreeneriks hetkel tõin siis Bartsokase, kuigi ma ei tea, ma veel mõtlen siin ikkagi viimased mängud ei ole kõige kindlamad võõrsil Albaga, Alba just on nagu Virtuse mäng välja, et siis muidu on nagu korralikult mängid, et isegi Panale näitas ikka hambaid. Jah, just, ja ikkagi Olümpiakos jah, kuidagi praegu on siuke. Mina kasutasin ikkagi 4 treidi ära. No nii. Tõin siis Hernan Gomeze, Villi, eriti kuna nüüd Metu on ka vigane, siis tema mänguaeg peaks tõusma ja seal Melli Sandli on siuke veits kahtlane korvialune ka vastas. Tõin Parra ka endale Barssast, sest tema on hea odav ja ta saab suht palju mängida. See oli see põhjus. Ütlen kohe, et ilmselt saab ka rohkem, kuna Metu. Jah, täpselt sama põhjus on ju. Siis tõin treeneriks ka Bartsokase, mina ilmselt ei vaheta, sest et ma arvan, et Bartsokas tegi 1-0 meestega, on teinud siin viimasel ajal ja ilmselt nüüd Alba vastu võõrsil näeme teistsugust Olümpiakost. Ei, ma olen nõus. Ja tõin Ife Lundbergi, aga tema on kõige siuke kahtlasem, et tal see viimane voor tegelikult ei tulnud hästi välja, aga ta et võib-olla viimased 2 vooru, kus Partisani enam ei ole väga midagi mängus, et siis võib-olla veidike nagu nii-öelda vabamalt saab mängida ja võib-olla sealt võiks nagu tulema hakata, et mingid siuksed wildcardid peab hoidma. Et muidu jah, mul siin Smitsit, Davidovatsid ja Georgi ja Vesenkovid asjad jätsin ikkagi alles ja Corvial Jones ja siis jah, Hernan Gomez, et mõtlesin jah tuua Fooli, aga tema sai vigastada ja nii palju usku mul Wrighti nüüd küll ei ole, et teda tuua, sest jah, see probleem, mis tal oli, tundus ikkagi päris korral jama olevat, et sellest seal läheb ilmselt aega. Kas siis vahepeal hakkab nüüd Sasha 5 peal mängima või? Mina nende asemel mängiks Petersi ja Vesenkoviga, aga eks näha ole seda uuest voorust, et see uus voor jällegi täna siis salvestame 2. aprill, et täna tegelikult juba hakkab Barssa Fenerbahce mänguga. Ja täpselt siis Fenerbahce noolib ikkagi seda nii-öelda põhiturniiri võitu ja Barssa siis on ikkagi play-in'i koha peal. No seal play-in koha peal ei taha, ma arvan, ükski meeskond praegu olla. No jah, sest et kui niimoodi jätkub, siis on võimalik, et lähevadki Barssa ja Fenerbahce uuesti kokku ka. Ja seal on võimalik püüda, et Barssal kindlasti väga palju mängus ja minnakse kindlasti kõvasti panema. Aga okei. Tõmbame tänaseks otsad kokku. Tõmbame jah, et siin sai jutustatud küll. Sai jah, teemasid oligi palju, nagu arvata oli. Tuli võib-olla tavalisest natuke jällegi pikem saade, aga ega muud midagi. Et jälgime kindlasti, mis kohalikul või üldse korvpallimaastikul toimub ja kohtume siis teiega juba järgmisel nädalal. Aitäh teile kuulamast, aitäh vaatamast, aitäh positiivse tagasiside eest viimasel videol siis Jaak Arbiga. Suured tänud ikkagi Rapla korvpalli. Raplale väga sooja vastuvõtu eest, et see oli vinge. Väga tore oli. Ja jah, et aitäh toetuses ka viimas leppides oli, et on tore näha olnud, et need sellised asjad meeldivad ja kui sellised asjad meeldivad, siis me üritame, et meil oleks veel selliseid ägedaid, toredaid saatekülalisi ja vaatame, et mis veel võimalik teha on.
kui teil on mingeid soovitusi, hulluks ei tasu minna, et aga mingid sellised huvitavaid soovitusi, et keda võib-olla saatesse kutsuda või mõttes, siis vabalt võib meile teada anda ja saame vaatame, mis teha saab täpselt, aga okei, lõpetame siia tänase selle saate ära, aitäh teile vaatamast, soovime teile taaskord ägedat korvpallinädalat ja nägemist.